Eesti Pangal on valminud värske finantsstabiilsuse ülevaade. Milline on selle ülevaate põhjal olukord Eesti kinnisvaraturul ja Eesti kinnisvara laenuturul? Eesti Panga roll selles valdkonnas on teostada niinimetatud makrofinantsjärelevalvet, mis lühidalt öeldes tähendab seda, et me peame vaatama, et ei teki mingit laenuralli ohtu ja et siis pangad on tugevalt kapitaliseeritud igasuguste võimalike riskide vastu. Nüüd selle nimel oleme siis viimase paari aasta jooksul loonud niinimetatud tööriistakasti, mis koosneb siis erinevatest võimalikest vastumeetmetest. Mõned on siis sihivad seda, et pangad oleksid tugevalt kapitaliseeritud, puhvrid oleksid tugevad, erinevad nõuded pankade kapitalile ja siis teised nõuded on seatud siis eluasemel laenudele, mingid piirmäärad, mis siis peaksid kindlustama seda, et seal ei hakka asjad arenema liiga kiiresti. Kas Eesti Panga hinnangul tuleks seada täiendavaid piiranguid eluasemelaenude andmisele? Me oleme seda nüüd väga hoolikalt analüüsinud ja praegu arvame, et neid piiranguid ei ole vaja muuta või karmistada. Et kui me vaatame näiteks võlakoormuse arengut, võlakoormus on praegu üsna stabiilne. Nii lähiminevikus on olnud stabiilne, kui ka prognoosiperioodil me näeme, et seal mingisugust suurt kasvu ei tule, nii et see on positiivne. Ja kui me vaatame eluasemelaenu turgu, siis me näeme, et pangad ei ole oluliselt muutnud oma laenutingimusi, nad ei ole neid leevendanud viimase paari aasta jooksul, nii et ei saa öelda, et selle kinnisvara hinna tõusu taga on mingi pankade muutunud poliitika, mis on ka positiivne. Vaadates siis tulevikku, me siiski näeme, et need riskid on üleval, me oleme seda varem juba öelnud, et palgad kasvavad kiiresti, intressimäärad on madalad ja sellises olukorras võib niisugune uus laenuralli oht kasvada. Ja kui me peaksime selliseid trende nägema näiteks, et need laenutingimused hakkavad oluliselt leevenema või siis me näeme, et riskid kasvavad, me võime siis kas kapitalinõudeid karmistada või siis karmistada nõudeid eluasemelaenudele. Aitäh!